Tere päevast, enne kui poliitikud saavad minna võidupüha paraadile ja sealt edasi puhkama, mida tegelikult Riigikogu liikmetele seadusega üldsegi pole ette nähtud, siis veel tunni jagu on tõsist poliitikajuttu, algab selle hooaja viimane opositsioonitund ja täna annavad vastuseid Mart Helme EKRE-st, tere päevast. Tere. Urmas Reinsalu Isamaast, tere. Tervist. Lauri Läänemets esindab endiselt sotsiaaldemokraate, tere päevast. Tervist. Ja kohe varsti liitub saatega ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, aga küsib Mirko Ojakivi. Alustame siis suurtest asjadest. Viimased paar nädalat on Riigikogus käinud suures saalis töö nagu laeva köögis, hoobil ja hoobil pole olnud vahet ja kui vaadata seda debatti kõrvalt, siis saab öelda, et opositsioon endiselt on rahulolematu, et kas nüüd siis selle valitsuskoalitsiooni kõik rasked otsused on tehtud ja sügisest hakkab selline siidikinnastes riigi juhtimise periood, mil peamine ülesanne on rahvale vaid meeldida. Mart Helme, on nii? Jah, kui me vaatame nüüd seda, mida meil on siin püütud ka eelarvega seoses sokutada, avalikkus seda võib-olla ei ole nii tähele pannud, aga meil oli vist eile, jah, Eesti Panga eestvedamisel üks suurem arutamine sel teemal, kuidas siis ikka riigi eelarvega asjad korda saada. See on selles mõttes päris naljakas, et meil ju on 5 aastat või rohkemgi olnud 6 aastat varsti erakonnad võimul, kes lubasid kohe, et nad teevad riigieelarve korda, aga nüüd on asi läinud nii hulluks, et Eesti Pank ütleb, et see ei ole enam jätkusuutlik. Siis seal oli ka kummaline moment selles, et Eesti Panga esindajad ütlesid, aga alustame seda järgmisest aastast, mis tähendab, et nad sisuliselt reserveerisid praegusele valitsusele võimaluse sel aastal veel võtta laenusid, raisata, kulutada, teha neid nii-öelda populistlikke investeeringuid, et siis valimistele minna valijatele kingitusi tehes. Et see nagu ei lõhna eriti hästi. Ja jah, loomulikult sügisel hakkab ikkagi tants juba selle ümber, missugused tulemused on Riigikogu valimistel ja päevaselge, et valitsus, kes on ikkagi kangide juures, üritab seda olukorda niimoodi kasutada, et see talle võimalikult palju kasuks. Ma luban, et esimese sisuteemana võtamegi riigi rahaasjad ette, lisaeelarve ja siis ka eelarve puudujääk. Aga Urmas Reinsalu, kui üldpoliitiliselt see hoogtöö kokku võtta, siis tegelikult ju inimeste ja valijate vaatest on saabumas Eesti poliitikas head ajad või ma eksin, kui kõik halvad otsused on see valitsuskoalitsioon selleks perioodiks teinud? Ei, vastupidi, ma arvan, et põhiprobleeme, mis ühiskonnas seisavad, nende lahendamise puhul on praegu riigi juhtimise mõttes olukord pausil. Ja me kaotame aega ja sellel ajal on oma hind. Seda ei maksa mitte poliitiline tänane eliit, vaid seda maksavad lastega pered, Eesti ühiskonna normaalsed korralikud tööd tegevad inimesed, ettevõtjad, üldine usaldus. Ja see puudutab majanduse väljavaateid, perede kindlustunnet ja see puudutab loomulikult ka seda arusaama, ütleme juhtimise kvaliteedi taastamisest. Nii et siin oli, kui me võtame esimese teemana riigi rahanduse olukorra, räägime sellest, siin on olukord paraku süvenevalt kehv ja loomulikult me näeme ka maikuu indikaatoreid, mis on kurvastavalt tuleb nentida, et meie demograafiline kriis süveneb, ka võrreldes paraku musta rekordina 2025. aasta näitajatega. Aga see üldine pilt, Lauri Läänemets sotsiaaldemokraatide vaatest, et see on ju põhimõtteliselt hea, kui nüüd hakkab liberaalsetel erakondadel ju hästi minema, sest enamasti ka siin opositsioonis on konservatiivsed erakonnad, vaadates reitinguid, siis edu järgmistel märtsivalimistel ennustatakse konservatiivsetele erakondadele, et aga kui nüüd järgneb sügisel heade otsuste kaskaad, siis tegelikult ju sotsiaaldemokraatide vaatest on see ju hea uudis. Esiteks, vara veel öelda, et konservatiivsetel erakondadel nii hästi läheks valimistel, et uskuge mind, see olukord saab olema teistsugune, kui ta praegu paistab. Nüüd teine asi, tõsi, see on nüüd pikemat aega probleem olnud, et Kristen Michali otsustusjulgus on võtnud ka otsustusjulguse valitsuselt ära, et pikka aega pole midagi tehtud. Ja suvega koalitsioon oma enamuse kaotab, selles me oleme vist kõik veendunud, selles on ka koalitsiooni saadikud ise veendunud, kellega suhelda saab. Nii et põhimõtteliselt rohkem midagi suurt aga midagi ilusat sealt valitsusest kahjuks tulemas ei ole. Aga muidugi muret teeb, et tõesti, mis puudutab perede toimetulekut, energeetika küsimusi, mis on ju pikaajalise nii-öelda mõjuga ja tuleks kohe ära teha või me räägime ka seda õnnetut kliimaseadust on ju, et
tegelikult ettevõtjad tahaks mingit kindlust ja teadmist saada. Et need on need kohad, ma ütleks, kus pigem otsuseid ei tule, aga ma näen, et näiteks kliimaseaduste ja mõne sellise puhul on võimalik seda valitsust suunata ja mõjutada, nii nagu sotsiaaldemokraadid praegu on teinud nii naiste ja soolise tasakaalu huvides kui ka siis näiteks üksikvanema toetuse tõstmise osas. Saatega on vahepeal jõudnud liituda ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, tere päevast! Tere päevast! No te olete tõenäoliselt Tallinna juhtimise kõrvalt jõudnud ka seda hoogtööd Riigikogus parlamendis jälgida, et kas teie saate aru, et miks selle kõigega nii kiire oli, et põhimõtteliselt 2 nädala jooksul üritati terve aasta töö ära teha? No ma arvan, suurem probleem seisneb selles, et 3 aastaga praegune valitsus, ükskõik mis koosseisus, ei suudnud näidata ühtegi päris lahendust. Et parimal juhul valitsus tegeles kas fassaadi või Exceli tabeliga, halvemal juhul pakuti asendustegevust. Loomulikult me ei ole rahul sisuliste otsustega. Ma arvan, et algusest peale oli tehtud strateegiline viga, et siis, kui algas majanduslangus ja tegelikult avalik sektor, ehk siis riik pidi rohkem investeerima ja majandust nagu toetama, siis traditsiooniliselt räägiti, et tuleb hoida eelarve stabiilsust. Ja täna, kui majandus on langenud, siis ka eelarve tasakaal ei ole enam prioriteet, sest võetakse laenu selleks, et katta tegevuskulude vajadusi. Ja suuremas plaanis see ongi suurem etteheide, et küll me nägime, kuidas valitsuse koosseis muutus päris mitu korda 3 aasta jooksul, aga sõltumata sellest, kes on ministrite kohtadele tulnud, ühtegi suunda. On see energeetika, on see üldine majandusareng, ühtegi suunda meile näidatud ei ole. Räägime siis riigi rahaasjadest, sest see tundub, et praegu poliitikas üks keskne teema. No esmaspäeval ka suure tormiga rahanduskomisjonis 2 endist rahandusministrit, kes mõlemad praegu kuuluvad Reformierakonda, otsustasid, et nad ei toeta selle aasta esimest lisaeelarvet, mis siis pikas plaanis halvendab eelarve positsiooni, sest see suurendab riigi püsikulusid. Lauri Läänemets, seletage siis kuulajatele, millega tegu oli, kas Võrklaev ja Sõerd tegelesid väljapressimisega või mis see oli? Mina nimetaks seda kindlasti väljapressimiseks, sest kui me vaatame Mart Võrklaeva eelmise aasta lõpust, ta riigieelarve ja poolt hääletas ja see eelmise aasta otsus, mida tegi Mart Võrklaev, on meid sellesse olukorda viinud. Me räägime siin sellest, et hädavajalik oleks kuskilt leida kohe 1 miljard eurot, et see auk kinni katta ja Mart Võrklaev teeb siin nüüd näidendit ja räägib 40 või 30 miljonist eurost, kus ta siis kõige vapper riigi rahanduse päästja on. Aga lõppkokkuvõttes me olemegi täna väga raskes seisus ja me peame nagu mõistma, ma arvan, et Eesti Panga hoiatus tuleks võtta päris tõsiselt, sest olukord, kus nii suur miinus on ja see tuleb ühel hetkel katta, tekitab siis sellist ebastabiilsust ühiskonnas, et ettevõtjad oma investeeringuid teha ei julge. Sest et nad teavad, et ühel hetkel seda tehakse, mismoodi tehakse, see kõik mõjutab tänast majanduskasvu. Ehk siis me oleme jõudnud olukorda, kus kehv riigi rahanduse seis juba täna mõjutab meie majanduselu ja lõpuks, kui me räägime sellest nendest intressidest, mida me maksame 650 miljonit eurot aastal 2030, otse riigikassast, aga siis kaudselt ka ettevõtjad ja inimesed kallimaks läinud laenude näol. Me räägime miljardist eurost, mis viiakse Eesti majandusest välja. Et palju mõistlikum majanduspoliitiliselt on kas või 10 eurot igaüks rohkem maksta, aga sa saad midagi tagasi, et sa lihtsalt ei saada intressina nagu riigi majandusest välja seda. Mihhail Kõlvart, aga lisaeelarve võeti eile ikkagi Riigikogus vastu. Samas, kas see otsus, mis eile hommikul sündis Reformierakonna juhatuses, et Reformierakond asub täitma ennaktempos riigieelarve seadust, mille nad siis korrigeerimismehhanismi näol panid ise 2023. aasta lõpus pausile,
oli see kodurahu, oli see kompromiss, ma pean silmas siis seda, et 0,5% võrra tuleb nüüd asuda siis eelarvepositsiooni parandama? No ma arvan, et selline tõmblemine tuleb ka tulevikus Reformierakonna poolt, sest kuidagi valimisteni tuleb võimu hoida. Võimu saab hoida Riigikogu liikmete abil, ehk siis enda fraktsiooni liikmete abil, ja on näha, et ühtsust ei ole. Seega me näeme, et mingit kontseptuaalset visiooni samamoodi ei ole, et oleks valitud üks suund, üks arusaam, et kuidas majanduses edasi liikuda, vaid püütakse nüüd siis laveerida erinevate fraktsiooni liikmete vahel. Ja see on muidugi väga halb juhtimisstiil, sest me saame aru, et veel 9 kuud saavad olema kaotatud, et mingit sisulist otsust, kuidas edasi minna, ei tule. Seega ma arvan, et täna me kahjuks saame seda ainult konstateerida ja päris muutused on võimalikud ainult siis, kui tuleb uus valitsus. Reinsalu, see sama Reformierakonna juhatuse eilne otsus naasta siis korrigeerimismehhanismi kiirema taastamise suunas. No siin on nalja tehtud sellel teemal, et Reinsalu lubab meestele rohkem viina ja naistele kaineid mehi, tuues välja piltlikult seda skisofreenilist olukorda, et mõlemat ei saa lubada, aga kas selle Reformierakonna loo puhul on täpselt see samasugune skisofreeniline olukord, et ise peatati siis eelarve reeglid ja nüüd, kui raha on ära kulutatud, öeldakse, et tegelikult oleks pidanud säästma. Või kuidas teie seda inimestele selgitate, et mis eile hommikul siis poliitilises mõttes juhtus? Pankrot, aga ma pole nõus Rojakivi teie käsitlusega, et on samasugune olukord. Isamaa on põhimõtteline alternatiiv Reformierakonna läbikukkunud agendale. Isamaa esitas, te mäletate, Rojakivi, me kõnelesime sellest, 2025. aasta sügisel alternatiivse eelarve, mis tegelikult nägi ette riigi rahalise perspektiivi alla 3%-lises miinuses. Praegu me oleme jõudnud 5% juurde tasemes. Ja Reformierakonna puhul me peame ausalt möönma, mida? Samad mehed ja naised, kes surusid oma valimislubaduse, mida praegu püütakse realiseerida laenurahaga, Reformierakonna maksuküüru, selle hind oli 2,5 miljardit eurot. Ilmselt härra Läänemets viitas ka sellele eelarve vastuvõtmisel. Ja nüüd samad mehed ja naised deklareerivad, et meil on probleem. Olukord on halvenenud, järsult halvenenud ka võrreldes selle riigieelarve strateegiaga, mille puhul oli nüüd majandusprognoosi järgi kevadel on meil miljard eurot defitsiit järgmise 3 aasta jooksul süvenenud. Ma olen kõnelenud ekspertide ametnikega, minu käsutuses olev informatsioon lubab väita, et ka riigieelarve strateegias sisse kirjutatud järgmise 4 aasta miinus, mis on ka Eesti Panga hinnangul katastroofiline, on tegelikkusest 2 miljardit eurot 4 aasta vaates veel väiksem. Tegelik olukord, ja see on väga tõsine diagnoos, on palju hullem kui Reformierakonna ette manatav käsitlus ja teiseks kõneleda siin mingist 0,5%, esiteks ei ole relevantne probleemi lahendus, puht objektiivselt hinnatuna, ja teiseks samade meeste ja naiste poolt on selles mõttes hämmastav, et nad ütlevad, et pärast valimisi tuleb hakata rahandust korda tegema. Seda ütles ka härra Ligi rahandusministrina umbusalduse ajal, rääkis, et pärast valimisi hakkame me tegema. Naljanumber, kes hakkab tegema, kes ei hakka tegema, härra Ligi optimism on muljetavaldav, aga olukord sellest, et me jätame välja tänase reaalolukorra 26. aasta. Me vajame tegelikkuses, ja ma esitasin oma ettepanekute paketi praegu. Esiteks, valitsus silmapilkselt loobuga 100 miljonite eurode ulatuses lisakulude peale võtmisest ja teiseks, me vajame negatiivset lisaeelarvet paraku juba täna, aga psühholoogiline signaal, mis anti ühiskonnale, sama seltskonna poolt, kes paar tundi hiljem läks positiivset lisaeelarvet hääletama, oli see, et võeti negatiivse eelarve asemel hoopis kulusid suurendav eelarve ja see on tegelikult signaal läbikukkunud poliitikast ja selle ei maksa kinni mitte need mehed ja naised, kes täna poliitikutena võimul on, vaid Eesti ühiskonna kehvemad majanduslikud väljavaatud. Mart Helme, kuidas teie aru saate, kas seda lisaeelarvet oli vaja või mitte, sest kui vaadata sellesse lisaeelarvesse sisse, siis väga suur osa sellest rahast läheb idapiiri väljaehitamiseks. Mulle meenub, et kui ka teie veel siseminister olite, siis teie üks prioriteet oli samamoodi idapiiri väljaehitamine, et võib-olla valitsus teeb õiget asja.
Noh, see, mis sinna kirjutatud on, see ei ole veel realiseerunud. Ja kui me näeme neid eelarveid siin aastate kaupa, siis suur osa sellest, mis sinna kirjutatakse, tegelikult ei realiseeru või realiseerub moonutatud kujul või ülekuludega. Nii et see, mis mingitesse eelarvetesse kirjutatakse, noh, ärme seda üleliia tõsiselt võtame, seal on ikkagi väga palju populistlikku elementi. Aga mis puutub üldse kogu sellesse riigi rahanduse asja ja praegusse valitsusse, siis ma ütlen, et noh, kui me räägime Sõerdist ja Võrklaevast, siis siin on mitu elementi. Üks on muidugi show element, et näidata valijale, et tegelikult ikkagi Reformierakonnas on kained meeleolud ja me kavatseme kurssi muuta ja hakata valijatega senisest rohkem arvestama ja ikkagi reaalseid samme astuma riigi rahanduse parandamiseks. Noh, tegelikkuses me nägime, et kui oli Ligi umbusaldamine, seesama Võrklaev läks pulti ja pidas maha sellise paneküürilise kõne Ligi kiituseks, et noh, lihtsalt süda läks pahaks. Ja hääletasid nad kõik ikka nii, nagu hääletama pidi, aga mitte nii, et nad näitaksid mingit protesti ja kuidagi teistsugust meelsust ja kuidagi mingi riigieelarve positsioonide parandamise meelsust. Nii et see on üks asi. Teine asi on muidugi see, et ega praegune valitsus ongi nõutu. Nad ei oskagi teha, nad ei tea, kuidas teha. Nad on ise ennast ummikusse ajanud ja ei oska sealt ummikust välja tulla. Ja nii nagu Reinsalu ütles, ma olen temaga 100% nõus. Seda ei maksa kinni need mehed ja naised, võime neid ka nimetada, Maris Lauri ja Anneli Akkermann ja Mart Võrklaev ja Jürgen Ligi, vaid selle maksab kinni Eesti rahvas ja maksab kinni stagnatsiooniga, maksab kinni kõrgete maksudega, maksab kinni inflatsiooniga. Et see on kogu ühiskonna, ülejäänud ühiskonna arvel. Ja selleks, et olukord muutuks, on vaja täiesti teistmoodi kastist välja mõtlemist ja seda praeguselt seltskonnalt oodata ei ole võimalik. Aga räägimegi sellest, mis siis teha tuleb. Tõesti, Eesti Pank käib juba pikka aega ringi murega, et poliitikud on liiga kergekäeliselt suhtunud riigi rahaasjadesse ja käimas on siis vaidlus, et miks see kõik on niimoodi läinud ja me kohe siis jõuame laenukoormuse mõttes 30% SKP-st. Aastane puudujääk on seal praegu meil 4-5% vahel. No Eesti Pank ja eelarve nõukogu ütlevad, et meie rahaasjad on jätkusuutmatul teel. Ka IMF kinnitab seda. Eile kogunesid siis erakondade esindajad Eesti Panga palvel siis ümarlauale, püüti leida siis see viis, kuidas riik jätkusuutlikule teele viia. Urmas Reinsalu, mis siis teha tuleb? Mis on need Isamaa 1-2 asja, mis toovad siis riigi rahanduse tagasi jätkusuutlikule teele? No esiteks tuleb kõigepealt olukorda objektiivselt olla võimeline tunnistama. Ja see tähendab seda, et lisakulude peale võtmine jooksvalt. Ega eile oli parlamendis hääletusel mitmed eelnõud, kus olid 10 miljonite eurode ulatuses kulusid suurendatakse või riigi tulusid vähendatakse. Kõigepealt tuleb panna olukord võtta kontrolli alla. Teiseks tuleb, nagu ma ütlesin, anda ühiskonnale õige signaal. Ja see õige signaal on, et praegune riigi valitsemine ei ole jõukohane. Me peame selles mõttes tegema selle negatiivse eelarve signaali soorituse ära, mitte vastupidi andma signaali, et raha on veel rohkem jagada. Palju ja kus te kärbite? Ma arvan, et need indikaatorid on valitsus määratlenud, kus kärpida. See on valitsemiskulude kategooria. Ma arvan, et see praegu eelarvega aasta keskel, ma analüütikutega hindasin, ma arvan, et see summa suurusjärk on minimaalselt 300 miljonit, et anda õige signaal. Nüüd kolmandaks, me peame võtma lähtekoha, mis puudutab järgmisi aastaid, et praeguses olukorras valitsus peab esitlema oma indikaatorid, kuidas ta paneb järgmist eelarvet kokku ja ta peab kindlasti selle eelarve puhul positsiooni sisuliselt parandama, mitte virtuaalselt ja bluffides, sest meil on praegu riigieelarve strateegia tehti, seal on sees 100 miljonite eurode ulatuses bluffiridasid. Et me peame saavutama kõigepealt tegeliku olukorra. Neljandaks, kui me räägime juba valimiste järgsest ajast, siis siin me peame esimese lähtekohaga olema riigi raha juhtimises tuleb saavutada kontroll. See tähendab tegelikult ülekantavaid vahendeid, see tähendab uut eelarve baasseaduse koostamist. Teiseks, pole midagi öelda. Kui meil on tegelik juhtimisinformatsioon riigi rahalise seisukohta, siis valitsemise mahtu, see tähendab ka avaliku sektori kulude mahtu, tuleb vähendada. Et meil lähtekoht on see, et me peame riigi rahanduse pöörama jätkusuutlikule rajale. Ja järgmine küsimus on majanduse
majanduskasvu sektorite põhises vaates ikkagi vabaduse esile kutsumine. Praegu on seda väga regulatiivsete erinevate meetmetega alla surutud. Siin härra Läänemets rääkis kliimaseadusest. Ettevõtjate sektori esindajad on mulle öelnud, ainuüksi see tõmblemine selle plaanimajandusliku kliimaseaduse ümber on maksnud üle miljardi euro investeeringuid, mida ettevõtjad on nätnud ära. Jõuame eksperimenteerivast poliitikast. Ja järgmine küsimus on loomulikult riigi tulupoliitika. Aga selge, anname sõna ka teistele. Mart Helme EKRE arvates, mis siis teha tuleb, et see asi, mida siis Eesti Pank, IMF, eelarvenõukogu jätkusuutmatuks nimetavad, oleks taas jätkusuutlik, et mida EKRE teeb? No nagu Martin on öelnud, kes on rahanduses kindlasti palju kompetentsem kui mina. Meil ei ole mitte nii palju sissetulekute probleem valitsusel, vaid meil on tegelikult kulutuste probleem. Sellele osundus ka praegu Reinsalu, et meil lihtsalt riik elab üle jõu. Ja see üle jõu elamise kokku tõmbamine on nüüd see küsimus, kus erakonnad täiesti arusaadavalt ka erinevate maailmavaateliste seisukohtadega väga suurte raskustega saavad kokku tulla keskpõrandale. See on väga raske. Seda tõestas ka eilne kohtumine Eesti Panga initsiatiivil. No lihtsalt vaated on niivõrd erinevad. Meie seisukohast tuleb ära lõpetada esimese asjana kallis elekter. Kallist elektrit me saame ära lõpetada sellisel juhul, kui me lõpetame ära selle tohutu tuule ja päikeseparkide doteerimise, metsikud 100 miljonid, mida me selle peale kulutame ja samal ajal tapame meid üle 100 aasta väga hästi teeninud põlevkivi energeetikat, mis ei ole enam saastav, ei ole enam sugugi niimoodi, et see on nii kohutavalt saastav, et tapab inimesi, ei ole. Ja kogu elektrimajanduse mitmekesistamine ja ka kokkuhoid selles samas elektrimajanduses on võimalik liinidega ja kui inimene võtab oma elektriarve ja vaatab, mis seal siis seal on elektri hind on sellest, ma ei tea, mingi 1/4 või 1/3, ülejäänud on kõik maksud. Igasugused maksud, mis on sinna juurde keevitatud, ka need tuleb üle vaadata. Kui me elektri hinna alla toome, siis meil majandus kosub, majandus kohe elavneb, see on nagu hapniku peale andmine inimesele, kes on lämbumas. See on üks asi. Teine asi, meil on täiesti selgelt üle jõu niisugune asi nagu Rail Baltic. Ja kuhu me seda ehitame? Kuskile Ikla ja Lähedemeeste vahele metsa. Et tõmbame selle asja praegu piduri peale. Ärme kulutame selle peale metsikut raha olukorras, kus riik on pankrotti minemas. Ja me oleme teinud ka ettepaneku. Meil oli alles hiljaaegu Riigikogu suures saalis CO2 kaubandusest väljumine, mis hoiaks samuti kokku. Et meil neid ridasid, ma ei hakka neid kõiki üles lugema. Arusaadav. Neid ridu, mille pealt on võimalik kokku hoida, on kokku mingi 1,5 miljardi ulatuses umbes. Aga nagu ma ütlesin algul, ja ma juba näen, kuidas Lauri Läänemets minu kõrval siin kibeleb vastuväiteid esitama, et poliitiliselt seda keskpõrandat kokku leppida on ülimalt keeruline. Ehkki Eesti rahva ja Eesti riigi hüvanguks mingil hetkel on vaja seda teha. Aga Lauri Läänemets, mida siis sotsiaaldemokraadid teevad? Julgete teie ainsa erakonnana siis välja öelda, et maksutõusudest pole pääsu, maksud saavad ka järgmiste valimiste järgselt tõusta? Ma kõigepealt tahaks öelda, et ja inimesi üles kutsuda, et ärge minge lihtsate lubaduste teed. Et ühe korra Kaja Kallas seda ju tegi, et ütles, et lugege mu huultelt, midagi ei juhtu. Ma meenutan, et enne eelmise Riigikogu valimisi ma ütlesin, et see kõik juhtub, sest riigi rahanduse seis oli halb. Praegu on 5 korda halve. No Reformierakond ütlebki, et teie sundisite makse tõstma. No loomulikult ja alati on sotsiaaldemokraadid süüdi kõigis Reformierakonna asjades. Aga ma hakkan siit korra pihta lihtsalt, et me saaks aru ja mõistaks, et me räägime ikka 2 miljardi euro suurusest miinusest. Ja kui Urmas Reinsalu ütleb, et valitsemiskulusi vähendatakse 300 miljonit eurot, siis kõigi ministeeriumite haldus- ja palgakulud on 200 miljonit. Et kui me kõik kinni paneme, siis ma ei tea, kus see 300 miljonit sealt saab tulla, et riik lõpetab tegevuse, et see ju ei ole päris nagu elu. Teine asi, et kui me räägime sellest 2 miljardist, siis ei ole võimalik seda raha saada ilma, et võetakse haridusest, tervisest, julgeolekust või pensionist, kui keegi räägib kärpimisest. Ma toon näite, õpetajate palgakulu kokku on umbes 500 miljonit eurot. Kogu Siseministeeriumi haldusele politsei pääste on umbes 500 miljonit eurot. Ehk siis lõppkokkuvõttes ma võin olla see ebameeldiv sõnumitooja, aga ma arvan, et erakonnad peaksid olema ausad. Et ükstapuha, kes valitsusse läheb, ja nii Isamaa kui EKRE või Keskerakond või sotsiaaldemokraadid või Reformierakond või ka parempoolsed, et lõpuks riigi tulusid on vaja saada, see tähendab mingeid maksumuudatusi
sotsiaaldemokraatide loogika põhineb sellele, et kes on jõukamad, nad võiks rohkem panustada, sest nende elukvaliteet alla ei lähe sellest. Astmeline tulumaks on üks selline võimalus tegelikult ja tal ei ole ka negatiivset mõju majandusele. Mis astmest tuleb kõrgem maks? Mul ei ole nagu neid see on ju väga tähtis, saatan peitub detailides. Aga vaadake, et valimisprogrammi alles tehakse ka, et ma lihtsalt ütlen ära, et ka majanduspoliitiliselt on ta tegelikult loogiline, et kui väga väikese osa kätte koondub väga suur jõukus ühiskonnas, siis tavaliselt viiakse see majandusest välja, ehk siis investeeritakse, ma ei tea, Ameerikas aktsiatesse, aga kui see raha suunata ümber siia Eesti majandusse, siis see on Eesti ettevõtja tegelikult käive ja kasum, see on kellegi töötasu ja kellegi võimalused, nii et mina kutsuks üles olema ausad, et ma ei taha, et Eesti ühiskond saaks uue pettumuse pärast valimisi, et enne valimisi kõik lubasid heldet taeva mannat. See on küll tore ja ilus rääkida, aga võiks olla inimestega aus. Aga Mihhail Kõlvart, see Keskerakonna plaan, mida te ka näiteks eile pakkusite Eesti Panga nii-öelda siis ümarlaual välja, et mis on see tee, mis toob meid jätkusuutlikule teele? No ma võib-olla kõigepealt võtaks enda peale julguse ja tuletaks Laurile meelde, et seesama Kaja Kallase maksupoliitika tuli ikkagi sotsiaaldemokraatide kaasabil. Et kõik need maksud, nii uued maksud kui ka maksutõusud tulid sel ajal, kui olid sotsiaaldemokraadid valitsuses ja kui rääkida sellest ärikeskkonnast, kus tegelikult ettevõtted ja ettevõtjad ei julge investeerida, siis julguse kadumine algas just sellest perioodist, kui ettevõtluskeskkond sai aru, et sõna tegelikult ei määra seda, mida oodata ja ongi võimalik, et aasta jooksul sama maks tõstetakse 2% võrra ja siis tuleb see arusaam, et tegelikult tuleb tõsta veel 2%. Ja nüüd, kui tulla selle kontseptuaalsema arusaama juurde, et esimene asi, mida tuleb vältida, et me ei kordaks samu vigu, mida tegelikult mulle tundub, meile pakub ka siis rahvusvaheline kompetents, et lahendada majandusprobleeme Exceli tabeli alusel. Et me oleme teinud juba seda. Et seda tegi Kaja Kallase valitsus koos sotsidega ja Eesti 200-ga. Et vaadati, kui suur on miinus, siis puht matemaatiliselt, ilma analüüsida, mis on nende maksude mõju, puht matemaatiliselt otsustati, et tõstame nii palju, et sellega kattame auku. Ja ma tuletan veel meelde, et umbes samas koosseisus valitsus enne valimisi 2023 oli ka umbes sama probleemi juures, oli ka auk umbes 1 miljard eurot ja vaatamata sellele oli otsustatud enne valimisi tõsta palgad ja toetused, mida pärast võeti tegelikult inimeste taskust tagasi maksudega. Ehk siis ükskõik, mida praegu erakonnad enne valimisi lubavad, kui meil majanduses ei teki kontseptuaalset arusaama, mis on meie prioriteetsed sektorid, kuhu tuleb panustada selleks, et tagada majanduskasvu, kõik sellised matemaatilised lahendused meid pikemas perspektiivis ei päästa. See on ajutised lahendused. Ja kontseptuaalne probleem seisneb selles, et valitsus ei võtta vastutuse majanduse eest. Me elame sama kontseptsiooniga, mis oli aktuaalne 30-40 aastat. Et turg lahendab, turg parandab. Vaatamata sellele, millegi pärast energeetikas me otsustasime, et sinna me peame panustama ja toetama sellisel viisil, et mingi kitsas sektor võidaks, aga inimesed kaotaksid. Kindlasti üheks vajaduseks on ka loobuda ideoloogilistest projektidest, kus ei ole selget analüüsi, kui palju nad lähevad meile maksma ja mida see majandusele tegelikult toob. Aga teeme siis kiired repliigid. Ma vaatasin, vahepeal on kõigil olnud käsi püsti. Reinsalu, et Kõlvarti ajal teil tekkisid repliigisoovid, et tahtsite Mihhailiga debatti pidada või Läänemetsaga või?
Eesti rahvaga kahekõnet. Küsimus on praegu selles, et teate, mul oli väga huvitav kohtumine oli Tööandjate Keskliidus. Me arutasime praegu kujunenud majandusolukorda ja seal tegi oma analüüsi Swedbanki Leedu peaanalüütik, kes võrdles Leedu ja Eesti arenguid. Ja põhiküsimus, mis ta tõi välja puudutavalt ka seda nii kiiret defitsiidi kasvu Eesti loogikas, oli ikkagi majanduse mahu madal suhteline tase võrreldes ka Leeduga. Ja meie küsimus on selles, et kui me võrdleme praegu ka Rahandusministeeriumi enda prognoos, et palju meil nominaalselt SKP on osutunud võrreldes prognoosituga 3 aastaga madalamaks, see on üle 3 miljardi euro. Ainuüksi sellelt oleks laekunud maksutulusid 3 aasta peale üle 1 miljardi euro. Et me peame mõistma nüüd seda, et meil on põhiküsimus, on kuidas saad taastada majandususaldus. Uute maksude nii-öelda kokteiliga saavutame me vastupidise tulemuse. See ei ole ühiskonnale optimismi ja ka tuleviku tagasiandmine. Nüüd teine küsimus puudutab seda, et kas kulusid on võimalik kokku hoida. Jah, see on väga tõsine pingutus. Härra Läänemets saab olema. Et kui ma võrdlesin nüüd praegu valitsemiskulusid, mida valitsus ise on defineerinud, 24 tegelik täitmine versus 26 aasta eelarve, need on kasvanud 1,9 miljardit. Ja ma toon ühe näite, aga see valitsemiskulude vähendamine algab peale ka ülevalt alla. Et me peame õppima ka teistest riikides ka enda minevikus tehtud kogemusest. Näiteks valitsus on otsustanud, oli vist ka härra Läänemetsa vedamisel või osalusel, et järgmise aasta kevadel tõusevad ministrite palgad 20% ootab ees palgatõus. Kui me räägime valitsemiskulude kokkutõmbamisest, ma arvan, et see peab olema läbiv, see peab olema ülevalt alla. Mis teil selle vastu on? Ma saan aru, te olete teel võimule, mis teil saab selle vastu olla? Ja mul on väga selle vastu, sellepärast, et see, kui nii riigi poliitiline juhtkond selliste otsustega käitub, tal ei teki ka mandaati kogu ühiskonnas seda valitsemiskulude mahtu kokku tõmmata. Ja kuna meil on olukord nii keeruliseks kujunud välja, siis meil see on kogu ühiskonna jaoks on vajalik pingutus teha. Ja me ausalt peame tunnistama ka seda, et tõepoolest see Reformierakonna maksuküüru projekt, mida praegu laenurahaga tehti, et me peame sellele otsa vaatama, see ei olnud sellisel kujul ka riigi rahaliste väljavaadete mõttes jõukohane sooritus. Aga repliigid Läänemetsi, Helme ja veel ka Mihhail Kõlvart. Nii palju populismi on päris ohtlik minu arvates riigi juhtimise juures, kui härra Reinsalu siin räägib. Aga tõesti, ma ennem rääkisin rahandusest, et ma viitan sellele, et mitte keegi tegelikult siit minu kolleegidest ei vastanud sellest, kuidas nad siis seda riigi rahanduse probleemi kavatsevad korda teha. Et kui oleks küsimus olnud majandusest, ma oleks ka rääkinud sellest, kuidas me tootlikkust kavatseme suurendada regionaalsest majanduspoliitikast, kõigest sellest, aga lugupeetud kolleegid, kõik rääksid ikka maksude vähendamisest, et majanduskasv lahendab probleemid, aga kõik finantsanalüütikud täna nii pankades kui Rahandusministeeriumis ütlevad, et nii suurt riigi võlakoormat majanduskasv kahjuks enam ära ei lahenda. Et see tähendab, et tegelikult ei ole inimestega ausad. Ja nüüd, kui keegi räägib ainult kärpimisest ja ka sotsiaaldemokraadid on seda meelt, et kärpida saab teatud valdkondadest ja seda arvatavasti tulebki teha, aga arvestades neid summasid, siis lugupeetud inimesed peavad aru saama, et see tähendab, et politseinikel, päästjatel, õpetajatel palgad ei tõuse, kui te seda siin räägite. See tähendab tegelikult seda, et tervishoiust võetakse raha ära. See tähendab, et te lähete julgeolekust raha ära võtma. Et olgem ausad, nagu, et see ilus ainult taevamanna lubamine raskes olukorras ju päriselt ei päästa. Ja lõpuks ma ütlen seda, et ei ole niimoodi, et on üks energialiik või energia tootmisviis, mis on siis taastuvenergiast energia tootmine, et see kuidagi maksab maksumaksjale. Näiteks põlevkivis ei ole mingit kulusid, kui me tahame teha. Põlevkivi elektrijaamade ehitamine uute, kui me tahame nende peale jätkata, on esiteks kallim kui tuuleparkide ehitamine. Muidugi tuumaenergia ehitamine on veel kallim. Ja lõpuks, kui me vaatame seda lõpphinda, siis midagi pole teha, aga põlevkivi ei pääse turule. Et selles mõttes, et ei ole nii, et üks energialiik on kallis ja teised tulevad tasuta kätte. Et igas peab maksumaksja panustama ja palun küsige nagu siis teiste erakondade käest, et kus kohas see raha tuleb ja kui palju see maksma läheb. Nii, repliikide aeg, Mart Helme. Jah, mul ei ole muidugi numbreid praegu siin varrukast võtta. Tegelikult uue põlevkivi elektrijaama ehitamine on oluliselt odavam kui kogu see tuuleparkide, meretuulepargid kaasa arvatud rajamine. Nii et ärme sel teemal praegu vaidlema hakkame, me nagunii kokkuleppele ei saa. See ongi see, mida ma ütlen, et poliitiliselt meil leida seda keskpõrandat saab olema väga-väga keeruline, ehkki see on väga-väga vajalik. Aga mida ma tahtsin öelda, repliigiks on see, et me räägime siin kokkuhoiust ja kulutustest, aga ma näen põhiprobleemina Eestil praegu seda, et meie majandus on kaotanud sihi.
ja see on ka üks põhjus, miks meil valitsus tõmbleb ja ei suuda tegelikult nagu seda autot juhtida. Me sõidame nagu mingi mudase tee peal, kord siia poole, kord sinna poole. Me elasime ikkagi väga suurel määral enne Ukraina sõja algust selle peale, et meil oli reeksport Venemaalt, eksport Venemaale ja energiakandjad olid odavamad ja nii edasi ja nii edasi. Et me olime nagu suuremas majandusmudelis mingisuguse oma nišiga. Meil on praegu kõik läinud kalliks, meil on ka ära kadunud turism. Sel määral, et ta oleks selline tõsiselt võetav majandusarun, mis omal ajal andis meile kuskil suurusjärk 15% SKP-st. Et meie majandus peab leidma uue sihi. Me peame leidma rahvusvahelises majandusmudelis mingid oma nišid. Seda ei ole võimalik asendada sellega, mida praegune valitsus püüab teha, et me läheme üle mingisugusele sõjamajandusele. Et me hakkame kaitsetööstust rajama. Kaitsetööstus tõmbab nagu Eesti majanduse käima. Kaitsetööstus ei ole selles mõttes innovatiivne majandusaru, et ta tõmbab kogu majanduse käima. Ma ei vaidle vastu kaitsekulud, paluks mitte valesti mõista. Aga ja see on nüüd ka asi, mille puhul me ei saa oodata, et praegune valitsus üksinda need probleemid lahendab. Ja sellest seisukohast ongi oluline see, et me annaksime vaba ettevõtluse võimalused inimestele, sest kollektiivne tarkus on kindlasti see, mis leiab lahendused. Ja see ongi see, mida ma tahan öelda, et meil vastupidi, üha bürokratiseeritakse, üha rohkem keelustatakse, üha rohkem kontrollitakse ja sellega pärsitakse tegelikult lahenduste leidmist. Nii, repliik veel Mihhail Kõlvartile ja siis vahetame teemat, läheme Rail Balticu ja presidendivalimiste juurde. No mulle tundub, et see ongi see sama probleem, mida võib-olla hea kolleeg Lauri näeb teistmoodi või ei taju sisu. Et kui me käsitleme rahandusteemat ilma majanduskontseptsiooni, siis me sellest august kunagi välja ei tule. Siis me tegeleme lõputu Exceli tabeli parandamisega. Ja loomulikult need asjad on omavahel seotud, ei tohi käsitleda nagu eraldi. Nüüd, kui me räägime rahandusest ja nendest kuludest, mida praegu valitsus meile toob iga päevaga juurde, siis see on tingitud paljuski sellega, et puudub mitte ainult analüüs, vaid ka soov midagi analüüsida. Et kui lugupeetud peaminister ütleb Riigikogu puldist, aga mis siis, et Läti ei saa enda Rail Baltic projekti osaga hakkama aastaks 2030. Meie paneme veel 200 miljonit juurde ja meie jõuame. Milleks me jõuame? Rääkimata sellest, et selline lähenemine toob turule hinnatõusu, ehk siis me kuulutame rohkem selleks, et kiirustada ja lõpuks jõuda 0 punktini. Ja selliseid, ja me siin ainult aasta jooksul või poole aasta jooksul oleme kuulnud väga erinevaid mõtteid, et me ehitame tuumajaama, me ehitame gaasijaamad ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd ma tulen veel üks kord selle sama teema juurde tagasi, et finantsid, rahandus ja majandus. Et kui me käsitleme energeetika teemat ainult lähtuvalt Exceli tabelist, siis me ka finantse kunagi korda ei saa. Sest kui me räägime nagu põlevkivist, me võime vaielda siis pikalt, kas see on keskkonnasõbralik, kas see on odav või on kallis, aga üks on selge. See on kohalik toode, kohalikud töökohad, kohalikud maksud, see on kohaliku sektori arendamine ja panustamine, rääkimata sellest, et see on ka kohaliku teaduse arendamine. Ja see ring on palju suurem, kus samamoodi mõju on nii majanduslik kui ka rahandusmõju. Ja vot mulle tundub sellest Leedust oli juttu, sai aru, et tuleb tegeleda sellest, et finantsseisu parandada, tuleb majandusega tegeleda. Ja väga konkreetsed poliitilised otsused. Hakkame arendama fintechi. Toome siia väljaspoolt finantse koos sektori arendamisega, olid vastu võetud seadused, olid parandatud keskkond, ehk siis vähendatud bürokraatia ja see välisraha tuli. Ja ma tuletan meelde, et Leedus kasvab
majandus ja Leedus on ka kehtestatud pangamaks, ehk siis veel ka et finantssektor kasvab ja ka pangamaksust veel riik saab täiendava tulu. Olemegi siis Rail Balticu juures. Lätis siis on uus valitsus, nad on erakordselt ausad, nad on otse välja öelnud, et Rail Balticut nad Eesti suunal lubatud ajaks valmis ei saa. Siin omavahel, ma saan aru, poliitikud on rääkinud 35. ja hilisemast aastast. Mart Helme, kas teie oskate ära seletada, et miks meil valitsus eirab seda objektiivset infot, et olete nõus, et kui väljas sajab vihma, tuleb selga panna kas keep või võtta vihmavari, et sinna juurde, kui vihma sajab, kallab, ei päästa see jutt, et päike paistab tegelikult, et sellest ei ole ju kasu, märjaks saab ikka. Et miks meil valitsus eirab seda, et Läti valitsus ütleb, et Rail Baltic ei valmi tähtajaks? No minu isiklik arvamus on, et siin on ilmselt ka väga tugev korruptiivne element, et siin on mingisugune rahade liigutamine omade vahel ja rahade pakkumine oma... Te teate midagi või kahtlustate? Ei, ma lihtsalt kasutan Sherlock Holmeslikku deduktiivset meetodit. Aga kes selle ahela paljastaks, kui see nii vastab? No selleks on meil kompetentsed organid, kes peaksid seda tegema, aga kuna ma olen väga kriitiline ka selles suhtes, et meil enam ei ole sellist väga selget võimude lahususe printsiipi ja tsiviilkontrolli julgeolekuasutuste üle, siis siin need asjad ka nagu toppavad ja jooksevad kuskil ilmselt, kui me ka sündikaadiraamatud veel siin kõrvale võtame, jooksevad kusagil mingites tubades ummikusse. Et see on minu arvates üks põhjus, et siin keerutatakse rahasid, need rahad on mingite firmade vahel, keegi ju teenib. Ega need rahad ei ole ju kuskil lihtsalt katlas ära põletatud, need on ju miljardid, mis on läinud juba. Keegi on ju need rahad teeninud, aga kes on teeninud, aga raudteed ei ole. Et noh, tekivad lihtsalt paratamatult sellised deduktiivse meetodi küsimused. Aga ega ma ennist ütlesin, minu arvates praeguses olukorras tulekski Rail Balticule tõmmata pidurit ja ma mäletan ikka veel seda, ma olen nii vana juba, et 80. aastate viimastel aastatel hakati rääkima meil Via Balticast. Via Baltica on meil välja ehitamata tänase päevani. Nüüd Michal meile rajub seal infotundides kogu aeg, kuidas 45 kilomeetrit praegu Tallinn-Pärnu maanteel on ehitusjärgus. No esiteks on see, et meie valitsuse ajal osaliselt seda projekteeriti ja osaliselt ka juba alustati kõiki neid eelprojekte, seal maade omandamine ja nii edasi, et nad mingil määral elavad meie rasva peal. Aga 45% ja kui me võtame siis laias laastus 25%, mis praegu Haruteeni on välja ehitatud või siis Ääsmäeni, siis see on tegelikult suures plaanis natuke üle poole Pärnu-Tallinna trassist, aga Iklani jääb sealt veel kuskil mingi 60 kilomeetrit. Mihhail Kõlvart, mis selle Rail Balticuga teha, kuidas selle teemaga edasi minna ja kas teil on samasugust infot või tunnetust nagu Mart Helmele, et keegi kusagil teenib selle pealt jõhkralt ja sellepärast Eesti valitsus ehitabki seda? No ma võib-olla 100% selle arusaamaga ei ole nõus, sest tegelikult tuleb tunnistada ka seda, et teenivad ka Eesti ettevõtjad. Ja no me saame aru, et sektorile see on suur toetus, et selline ehitus käib. Aga tuleb vaadata ka perspektiivi, et kuhu me sellega jõuame. Et me küll suuremas osas kasutame Euroopa raha, aga me kasutame ka Eesti maksumaksja raha. Ja me peame ka aru saama, et kuhu me selle projektiga lõpuks jõuame. Et Läti peaminister tunnistas veel ühe aspekti, et see, et nad ei jõua sellega õigeks aeg, seda me tegelikult teadsime juba pool aastat tagasi vähemalt, kui Läti peaminister käis teises rollis siin Eestis ja esines korruptsioonivastases komisjonis. Juba siis ta ütles, et ei ole mingit šanssi. Aga seekord ta ütles veel ühte aspekti, et tegelikult meile valetati ka sotsiaalmajandusliku efekti puhul. Mis on ka arusaadav, et kui seesama seltskond, kes lubas, et projekt saab olema valmis 2025 ja selle maksmus saab olema 3,7 miljardit ja täna me räägime aastast 2035 ja selle maksmus teoreetiliselt saab olema 15,3 miljardit. Ja seesama seltskond lubas meil ka tohutu sotsiaalmajandusliku efekti. Ma arvan, et see sotsiaalmajanduslik efekt loomulikult on.
aga tahaks näha korraliku Exceli tabeli, arvestades, et praegu me oleme juba vähemalt 10 aastat maas selle projektiga ja arvestades ka sellega, et see nõuab täiendav vahendit. Ja nüüd räägime väga praktiliselt. Me peame aru saama, et millal saavad partnerid valmis enda osad ja kui see päriselt nii on, et kui me peaksime jõudma kiiremini sellega, siis tuleb otsustada, mida sellega teha. Kas on mõtet kiirustada ja täiendavat raha panna või siis see tõepoolest jääb 5, 10 aastaks kohalikuks projektiks, aga siis me peame aru saama, et seda ehitati eirates maakondade vajadusi. Et meil ei ole peatused taristuga ette valmistatud, meil on veaduktide arv vähendatud 10 võrra, et me alguseks peame aru, kelle jaoks me ehitame seda. Enda jaoks, ka sellest tuleb kunagi rahvusvaheline projekt ja kui palju see päriselt läheb maksma. Läänemets, mis selle Rail Balticuga teha? Ehitame siis ennaktempos välja, Iklas lõpevad liiprid ja reilsid, rong hakkab sõitma Urissaarde või rong hakkab siis sõitma Pärnusse ülemiste siis raudteepeatusest või mis see sotside visioon on? Kõigepealt ma pean ütlema, et ma siin kuulan kolleege ja ma ütlen, et ma kohe olen täiesti vales seltskonnas, et ma ei peaks siin olema. Et meie nägemused on nii erinevad, et ma alustan sellega, et meie hinnangul Rail Baltical on tulevikku ja vajadust, et Soome niisama ei ehita omale sadamaid ja ei plaani kogu Aasia nagu kaubavahetust läbi siis Soome ja lõpuks Eesti on ju. Et selles mõttes ta tulevikus võiks aidata ka meil muid nii-öelda raudteekulusid alla viia, kui on neid sõiteid rohkem siin. Aga tegelikult on niimoodi, et tänane Läti peaminister on ju tuntud Rail Baltica skeptik, et kes nüüd võimul on ja enne sügist me ei saa Lätist mingisugust ausat perspektiivi, et poliitiliselt täna ongi vaja seda kõike öelda ja näidata, et sellega on halvasti ja ma arvan, et sellega ongi halvasti, aga mis sealt Lätist edasi saab, eks me pärast valimisi saame teada. Nüüd teine asi on see, et ilmselgelt Läti õigeks ajaks valmis ei jõua. See tähendab seda, et meil on mõistlik oma ehitustempo siis mingisuguses ulatuses kuskil nagu maha võtta ja nii nagu Kõlvart ütles, et võib-olla tuleb tast mõneks ajaks regionaalprojekt, aga me saame need otsused ja need on mõistlik teha siis, kui me saame Läti uuest valitsusest, kes tegelikult määrab selle järgnevate aastate perspektiivi ehitustempo aru ja selle sõnumi, ehk siis pigem nagu sügisel. Ja nüüd ma ütleks nagu selle peale, et seda ma osaliselt teatud kriitikaga olen nõus selle Rail Baltica puhul, mis puudutab peatusid või keskkonnaküsimusi. Aga et see nüüd lahendus, et me jätame ta seisma. Ma küsiks lihtsalt vastu, et kas keegi kujutab ette, et meile jäävad sellised tohutud ristmike monumendid lihtsalt täiesti nagu suvaliselt seisma või et me oleme miljard eurot ära kulutanud, et me siis maksame selle tagasi. Me räägime, et 2 miljardit on riigieelarvest puudu ja keegi pakub, et maksame miljardi Euroopa Liidule tagasi. See on ju katastroof Eesti riigi rahandusega, ja lõpuks ma ütlen, et see raha, mida me paneme, on ka osalt maksumaksja raha, aga päris palju on teie poolt, lugupeetud kolleegid, kirjutatud selle CO2 süsteemi raha, mis tegelikult mõnes mõttes sakslaste raha toob Eesti nii-öelda siia alati saaks selle raha eest teha midagi muud, näiteks inimeste korterid soojustada, aga Reinsalu just nimelt see sama lugu, et arvestades seda, et ka Rail Balticu valmimiseks on Eesti siseriiklikult raha puudu. Mis selle looga teha, et meil on ka siis euroraha planeerimise periood, nagu mina olen aru saanud, siis kõik sildita raha põhimõtteliselt on planeeritud Rail Balticu ehitamiseks ja jääb veel puudugi. Kas nüüd, kui lätlased lasevad nagu keti maha, võtavad lõdvemalt seda, kas ka Eesti peaks seda tegema, ka eurorahade siis kasutamine tuleks ümber mõtestada või mis see teie plaan on? No kõigepealt eurorahad on hoopis omaette ooper ja see tuleks majanduskasvu filosoofias ümber mõtestada. Ma lugesin väga tähelepanelikult läbi need 13 miljardit eurot taotlusi, mida on esitatud siis Eesti nii-öelda riigiplaani. Aga see on laiem kontekst. Nüüd Rail Baltic, ma korrigeerin seda ära, et ütleme tänane Läti peaminister, kes on ta ei ole suugi mingi skeptik selle Rail Balticu projektist, ta seab kahtluse alla ratsionaalsest aspektist probleeme ja juhtimislikult ja ma arvan, et see juhtimisviga, et see ei olnud ühe managemendi all projekt, kui
me 2017 loogikas oli, seal on tegelikult pikemaajaline juhtimisviga peidus küll. Nüüd, aga ma rääkisin teate ka jaanuaris, nüüd juba ametist lahkunud Läti peaminister Siilinaga ja tema ütles mulle, kui ma küsin Rail Balticu kohta, ta ütles, et muidugi ei saa 2030 valmis ja ta imestas ja ütles, et aga ma olen seda ju teie peaministrile öelnud. Kuldar Leis näiteks räägib ju siiamaani, et tema teab, et lätlased ehitavad selle 30. aastaks. Ma arvan, et see on praegu kõige halvem ongi Eesti valitsuse poolt on teada niisugune bluffiv käitumine ja mida siis nüüd on öeldud selge ees, et siis me tekitame hoopis Tallinn-Pärnu või Tallinn-Urissaare liini, eks ole. Et peame kolmest asjast aru saama. Esiteks, meil peab, et sellest projektist lihtsalt ühepoolselt öelda, et viskame maha selle asja ja jätame pooleli, see on täiesti vastutundetu, see on 3 riigi projekt. Seda ei ole mõte üldse eelduseks võtta. See on nüüd teiseks, meil peab olema arusaam sisuliselt selle projekti rahalisest hoomatavusest ja ma väidan, et kogu selle projekti trassi puhul meil tegelikult seda ei ole. Meil on praegu ainuüksi enda ja see on vägagi, ma arvan, optimistlikus positsioonis, on 1,3 miljardit pruudu veel 23. aasta ehitushindades, ka Eesti nii-öelda siis RES-ist välja jäetud. Kolmandaks, ma juhin tähelepanu sellele, et milline on esmane elementaarne ülesande püstitus. On see, et meil on kolmepoolsed läbirääkimised rõhuasetusega loomulikult Läti sooritusele, et aru saada, mis on tegelikult nende suutlikkus seda projekti ja milliste meetmetega rahastada. Ja siis ma arvan, et me peame saavutama tegeliku kokkuleppe. Rajakivi, ma arvan, et see tuleb avalikkusele üllatusena. Meil tegelikult enam 3 riigi ajalist kokkulepet selle projekti valmise kohta olemas ei ole. Mina saan aru, et valitsus peab seda kinnitama nüüd lähikuu jooksul Euroopa Komisjonile. Ei, 3 riigi vahelist kokkulepet, mis ajaks, millise investeerimisloogikaga see projekt realiseerub. Meil on ainukene kokkulepe, mis oli 2017 Eesti parlamendi poolt ratifitseeritud, nägi ette, et 25 saab see asi valmis. See on loomulikult raugenud tähtaeg. Ja tuleb saavutada seda tüüpi kokkulepe, mis on ehedalt realiseeritav. Ja kui seal tekib ka küsimus selles loogikas, et meil on ka ratsionaalne ise raha ajatada, kui me näeme, et see projekt ei realiseeru Läti poolt, siis ma arvan, et seda ausalt tuleb ka siis sellisel juhul kaaluda. Et ma arvan, et meil oleks vale lähtejoonis võtta, et me ei ütleme siin praegu sellele projektile ei lihtsalt nii-öelda niisuguse praeguse juhtimisinformatsiooni pinnalt. Me peame olukorras looma selguse, peame tuvastama poliitilise kavatsuse ja nüüd tuleb tunnistada juba järgmise 4 aastat võimul oleva eeldatava Läti valitsuse tegevuse puhul ja siis on meil võimalik langetada ka enda rahaliste valikute mõttes selle koha pealt poliitilised otsused, sest me saame tegelikkuses arvestada ka sellega, et ka Läti kaalub ka näiteks PPP projektina ühe osa trassi rahastamist. Kas see tuleks kõne alla ka ühiselt seda kaaluda? Praegusel hetkel meil piisavat informatsiooni ei ole. Vaatan kellale, me peame eraldi Rail Balticust ühel hetkel tegema poliitikutega saata, aga saate lõpuring läheb presidendivalimiste teemal. Mart Helme, kas Riigikogu suudab presidendi ära valida 2. või 3. septembril? Oleneb ilmselt kandidaatidest. No kui teid seatakse üles, siis... Olen kandidaat ikkagi esialgu. Et Riigikogus mul saada kokku 21 toetusallkirja on ilmselt väga keeruline. Ehkki ma ei välista, aga keeruline. Aga kellest saab järgmine president? Aga keegi ei ole ju oma kandidaati välja käinud ja alles pärast jaanilaupäeva 25. või kuskil lubas ka praegu istuv president teatada, mis siis on tema otsus. Ja ma arvan, et tema otsusest sõltub väga palju, mis edasi toimuma hakkab, sest et kui tema oma kandidatuuri otsustab ikkagi üles seada, siis ärme räägime ainult Riigikogus valimisest, vaid räägime ka valijameeste valimisest, et siis on täiesti teine situatsioon ja eks siis tuleb seda situatsiooni analüüsida. No, Lauri Läänemets, te olete informeeritud inimene, mis siis Alar Karis teatab? Ei, ma tõesti ei tea, mida härra president teatab. Aga kellest saab president? Huviga ootame ja kellest saab president, ma arvan, ka keegi ei tea tänasel hetkel, et Riigikogus on võimalik president tänase hetkega ära valida. Tõesti on ka tõenäosus, et ta võib valijameeste kokku liikuda. Sotsiaaldemokraadid lubasid, et suvel me suhtleme tõsisemalt kõigi erakondadega sellel teemal ja tõesti välja arvatud EKRE, siis kõigi teiste erakondade juhtidega ma presidendi valimistest olen rääkinud, aga täna veel vara rääkida. Mihhail Kõlvart, kellest siis saab järgmine Eesti Vabariigi president? No kui presidenti valib Riigikogu, see peab tähendama, et erakonnad lepivad omavahel, ehk siis suhteliselt kitsas ringis. Või siis koalitsioonierakonnad lepivad kokku näiteks sotsiaaldemokraatidega ja siis me saame presidenti, kellel sisuliselt minu arvates ei ole rahva mandaati. Et ma arvan, et nii kaua, kui meil ei ole otse valimisi,
meie soov oleks, et presidendiks oleks inimene, kelle toetus on vähemalt suur Eesti inimeste seas ja täna selleks on Alar Karis. Urmas Reinsalu, kas teie teate presidendi tegemise valemit, kellest saab siis järgmine president ja mis see valem on? Väga lihtne. Tuleb Eesti ühiskonda positiivselt suuta üllatada poliitikute poolt. Nii dramaatiline või revolutsiooniline kui minu üleskutsega ei ole. Ja ma tegelikult ei välista seda, et ka et need, juhul kui Alar Karis otsustab, ja ma loodan, et see otsus on positiivne, olla valmis kandideerima, et ka need jõud, kes on praegu olnud, ütleme siis, pigem skeptilised või nõutumad Alar Karise võimaliku kandideerimise osas, et saavad aru, et see on positiivse signaali mõttes ainumõeldavalt ratsionaalne valik oleks. Nii et ma arvan, et juhul kui Alar Karis langetab selle otsuse, kuigi see surve poliitiliste intrigantide poolt ma näen on vägagi tugev erinevas suunas, siis ma arvan, et on šanss valituks osutuda nii parlamendis kui pigem isegi rohkem ka valimiskogus. Aga selline saigi tänane saade. Tänan saate külalisi Mart Helmet, Lauri Läänemetsa, Mihhail Kõlvartit ja Urmas Reinsalut. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. Ilusat suve teile ja kohtume siis juba kusagil sügisel või sügise hakul.